viimast korda oleme sellel nurgakivi hooajal Makital külas ja ma mõtlen, et täna võib-olla ei räägi siis tööriistadest, kuigi suvel on töid ja tegemisi kõigil väga palju, eriti aias, siis ikkagi paljud inimesed, enamus inimesed tahavad ka puhata ja räägime Makita valikus olevatest asjadest, mis on seotud just nimelt puhkuse ja vaba ajaga. Oleme neist ennemgi rääkinud, teeme väikse ülevaate, peatume mõne asja peal natukene kauem. No loomulikult suvel kuumus oluline asi, Makital on väga suur valik erinevaid jahutusseadmeid ehk siis ventilaatoreid. Loomulikult, nagu Makitale kohane, kõik töötavad akude pealt, on olemas nii LXT akuseeriale kui ka XGT akuseeriale mõeldud ventilaatoreid, aga oluline on siinkohal ära märkida, et neid kõiki saab ka juhtmega seina pista. Lisaks on oluline ära märkida, et on valikus ka väga palju erineva suurusega ventilaatoreid ehk siis vastavalt sellele, kuivõrd suur tuba teil on, mida on vaja jahutada, kuivõrd suurt õhuvoolu seal vaja on. Nii et vastavalt sellele, mis on ruumi suurus, mis on vajadus, mis on see õhuhulk, mis vajab liigutamist, on valik päris lai. No üks asi, millest me juba siin paar aastat tagasi rääkima hakkasime, on Makita külmakastid. Külmakastid on nüüdseks juba eri suurusega, ehk et valik on laienenud, on üsna pisikesed, on üsna suured, ideaalne võimalus võtta kaasa randa jäätist või jahedaid joogid, kusjuures mitmed need külmakastid on ka kuumakastid, mis tähendab seda, et nad on ka talvel kasutatavad selleks, et siis sooja toitu endale näiteks töömaale kaasa võtta. Erinevad helitegemisvahendid, olgu nad siis lihtsalt kõlarid või raadiokõlar ehk et võite kuulata nii raadiot, võite lasta sinna muusikat oma nutiseadmest, on olemas lampraadio, mida ma isegi kasutan ja ütlen, et toimib väga hästi. Nii et erinevate funktsioonidega meelelahutusseadmeid on väga palju, sobivad erinevate akudega, nii et kindlasti kõik midagi sellest valikust endale leiavad. No mõned siuksed võib-olla huvitavamad asjad veel Makital, mõnda aega tagasi mainisime, on olemas täitsa mikrolaine ahi. Noh, seda võib-olla matkale kaasa ei võta, aga miks mitte matkabussis, kui oleks ta täitsa omal kohal ja loomulikult jällegi talvisel ajal näiteks, kui kuskil tööplatsil töö käib, siis miks mitte endale lõunasöök sellega soojaks lasta. Kui me nendest külmakastidest juba rääkisime, siis peatuks pikemalt nii-öelda Makita kõige uuemal külma ja sooja kastile. Ja selle kasti üks eriline omadus on nüüd see, et siin sa saad korraga tekitada 2 tsooni, mis tähendab seda, et ühes võivad olla asjad soojas, teises võivad olla asjad jahedad. Oluline on ära märkida, et 2 kambri temperatuuri erinevus on 30 kraadi, seega päris nii ei saa, et ühes on jäätised ja teises on soe toit, küll aga saab siin erinevaid kasutusvõimalusi välja mõelda. Näiteks ühes alas on jääkuubikud, teises alas on joogid, mis on lihtsalt natukene jahedad. Siin on fantaasia küsimus välja mõelda, kuidas see 30-kraadine erinevus ära kasutada. Loomulikult on võimalik see kamber ka teha üheks suureks kambriks ja kasutada seda ainult soojana või ainult külmana, kusjuures soojaks saab ajada teda 60 kraadini ja külm on -18. No -18 on küll piisav, et jääd jääs hoida, tegelikult nii palju võib-olla isegi ei ole vaja. Mis on selle seadme juures minu meelest eriti geniaalne on see, et sõltumata sellest, kas teil on nüüd olemas LXT-seeria akud kodus või XGT-seeria akud, siis mõlemad sellega toimivad. Kusjuures sisse saab panna siia 2 XGT-d või 2 LXT akut või siis 1 XGT, 1 LXT aku. Ja töö käib alati ainult 1 aku pealt, mis tähendab seda, et kui 1 aku saab tühjaks, siis ta hakkab tarbima teist akut, ehk siis 2 aku mõte on selles, et ta lihtsalt kestaks kauem. Ja mis on veel eriti minu meelest geniaalne on see, et teil võib siin sees olla korraga 1 XGT ja 1 LXT aku ja samamoodi ta tarbib ennem 1 ära ja siis võtab teise aku ette. Nii et akude kombinatsioone on siin küll ja veel, kes vähegi on omale Makita tööriistaparki koju hankinud, siis kindlasti leiab ta ühte või teistpidi lahenduse. Loomulikult, kui nüüd on kuskil pikemalt olemis selle külmakastiga ja akude voolu ei ole mõtet raisata, siis
saab selle pista ka tavalisse vooluvõrku või kui on pikem sõit käsil, siis et autosõidu ajal ei oleks nii-öelda akude raiskamist, siis saab selle ühendada ka autovooluvõrku. Põnevatest omadustest veel pisikesed, aga olulised asjad on olemas tühjenduskork, mis tähendab seda, et kui seda külmkappi või soojakappi siis pesta, on lihtne see vedelik sealt pärast välja lasta. Teisalt jällegi see gaas käib pealt ära, jälle lihtne pesta, samas on teda võimalik avada mõlemat pidi vastavalt sellele, et kuhu seina äärde siis seade paigutatud on. Nii et mina ütleksin, et geniaalne seade ja tõesti seade, mis teeb kõike, ainult väljamõtlemise küsimus, kuidas siis nüüd need kaks kambrit endale sobivas temperatuuride kombinatsioonis tööle panna. Ja mis peamine, pudeli avaja on ka küljes nagu ka teistel Makita külmakastidel. Nii et soovime teile Makita poolt ka siis kena suve, head puhkust aega ja kui mingi asi on teil veel puhkusevarustusest puudu, siis ehk saite ideid sellest loost. Aga loomulikult on ka kauplustest saada Makita kataloogid, kus on suur valik asju. Sirvige, vaadake, mis teil puudu on ja nautige puhkust täiel rinnal.